Tere, hea vaataja. Toots olen. Täna on jälle see õnnis päev käes, kus laua peale või lauanurgale, mis on kas laua peal loomulikult, on panna üks pakk. Või täpsemalt on teade tulnud ühe paki kohta, täpsemalt selle paki kohta siis, mis siin tagapool on. Aga seda ma täna ei ava, sellepärast, et kui Omniva toredaid töötajaid postkontoris külastasin, siis nad surusid mulle pihku ka teise paki ja tahan täna hoopis sellest rääkida. Esimene asi, sounditest. Ei ole midagi kuulda väga, aga seda pakki, millest ma täna räägin, on oodatud päris pikalt. Tegin tellimuse 11. novembril 2019, nii et puha eelmise aastakümnendi pakk. Ja olin põhimõtteliselt juba arvamusel, et ta on kuhugi kaduma läinud, ei tule. Pidi ta kohale jõudma kuskil jaanuari alguse poole, äkki esimene-teine nädal. Ja siis minu sõbrad Hiinamaalt, kes selle tutsaka mulle teele panid, siis tegid pikenduse taotluse, kuna pakid vist liikusid sel perioodil üsna halvasti. Ja mõtlesin, et okei, lastas tuleb ära ja aeg jooksis umbes siis 27. jaanuaril, täna on 5. veebruar, samal päeval 27. tegin ka siis refondi taotluse, et andke mulle papp tagasi. Siiamaani on härrad, sõbrad Hiinamaalt siis pidutsenud 3. veebruarini oli neil siis Hiina uusaasta pidutsemine, jah, vist, ma ei tea, siiamaani pole igal juhul vastanud, täna on 5. veebruar, aga eile siis jah, teist pakki tooma minnes sain selle nutsaka ka kätte. Sauditesti me tegime, midagi siin sees on, päris tühi ei ole. Kile siis ilusti ära plönnitud see asi, templid peale löödud, 2 reetavat sõna siin peal, seda ma ei ütle, mis siin kirjas on, aga peale on plätsatud ka mingisugused toredad templid ja väidavad siin, et üle kilo see asi mul siin kaalub. Selline nutsakas siis, et lõpuks jõudis kohale, aga teeme selle lahti, vaata, mis siin on. Esimene mulje on küll see, et kuna siit on nagu see kogu see kopatus üsna pehme, ta peaks olema suht kandiline pakk, siis ma ei tea, mis siin sees meid ees ootab. Vaatame üle, teeme siin näpuga kattidena, kuigi mul on käär ka siin laua peal või isegi lausa käärid mitmuses. Üks käärpaar ja kile tuleb üsna edukalt lahti. Ja mõttes ma ei teagi, miks mul need klapid peas praegu on, sellepärast, et ma vahepeal kuulasin, mis sounditesti, need võib ära võtta. Ei ole neid vaja siin. Lastan olla seal pool, pärast äkki läheb vaja. Harjumuse värk, vaata, nii kui hakkad juttu rääkima, olen klapi pähe, mul tööl sama asi. Keegi midagi küsib, panen klapi pähe vastu, ega muud moodi ei oskagi enam. Aga vaata, mis siit siis välja tuleb. Selline must pakk, unaste kirjadega, väga uhke, kuskilt juba midagi. Lähevad kinni, vaat niimoodi. Ilmselt mingi kreps. Kilele me oleme ka mõelnud sellise spetsiaalse käeliigutus, vaataks täna paremini välja kui eelmis videos. On vist päris hea, eks. Ja pakk on otsast juba lahti, lömmis. Kui nüüd siis lähemalt vaadata, siis siin on juba suurelt peal, mis me siin ikka siis salatseme. Gaming mousepad MSVT-5, mis iganes see kood ka tähendab. Sellise asja tellisin, kuna vana on siin lauanurga peal üsna juustuks juba läinud, ääred on lahti ja kõik muud asjad, kas ta isegi ei hakka näitama, see võtab nagu mingit janti maa, mis kurdas asi ringi lembas, mingit liblikas talvel või mõne asju, see võib ka olla. Aga kuna pakk on juba otsapidi lahti, siis vaatame, kui palju see gaming mousepad siin sees siis ka vatti on saanud või vilet või muud ollust. Jäi midagi veel sisse, midagi isegi jäi, näed. Jupp kaablit, huvitav, miks käib gaming mousepadile kaabel, kas pole tore küsimus mitte. USB ja mini USB otsaga, selline tore kaabliublakas, siis väike reklaam ja ongi põhipakk vist. Vaatame ka siis siin peale on öeldakse thank you ja midagi veel. We just do the best. Ütleme best on, nagu see küll väga ei ole. See tarneaeg teil best, aga Matt tundub iseenesest terve. Kui nüüd aus olla natukene, siit on mingi kõõma küljes, võib-olla on mingisugune mütsita vend seda pakkinud, aga vahi, kus on teine jurakas. Seda saaks ka lipsuna kasutada. Ehk siis mõõdud, mis sai tellitud, on 400 x 900 millimeetrit siis. Ja serv on ilusti ära õmmeldud, kas sa näed siit seda serva,
ja ääres on LED-riba, selleks ongi nagu mõeldud siis see kaablijullakas, aga ärme viida pikalt aega, vaatame, kas see LED toimib ka, et kas on asi kannatada saanud, nii et all on korralik kummipõhi, mis tundub, et on laua peal ilusti paigal, seda me muidugi proovime siin kindlasti siis, kui see video on läbi, sellepärast, et mis me sellest proovimisest ikka jätame siin video ajaks ja vaatame, kas see LED-riba ka töötab, et siis saab nagu pildi ette. Ma ei tea, kui pikk see kaabel on. Ma usun, et ta mul äkki ulatab kuidagi laua taha, et ma ei pea mingit pikendust otsima hakkama, aga noh, eks näis. Ja mini USB vist on see asi, see otsa nimi, läheb siia meil sisse sutsaki ja siin on ka mingi nupp küljes, ilmselt saab siis värvi ja menüüsid timmida. Siit vaadata siis, siin nagu on mingisugune nublakas küljes, kaabel käib siia külge ja siin on mul samas arvutikast ees. See ka nagu vaatab ennast välja, aga suskame siia sisse ja vahi nüüd püssi, kus kukkus vilkuma. Vahi püssi, no ongi värviline. Ma pean ütlema, et vaatame, kas see LED on igalt poolt terve ka. Tundub nagu olevat. Tundub, et kaup tuli väga edukalt kohale kus juures. Ma ei tea, kui hästi see kaamera näitab küll päris ilusti värviliselt, et reaalses elus on need värvid nõksa või isegi mitu nõksat paremad. Praegu paneb siin diskot ümber Mati. Vaata, kui ma siin vajutan. Nüüd ütles, et ta enam ei tööta. Pani kinni selle. Nii, kui ma panen käima, siis ma vist saan siit klikkides valida menüüsid. Praegu on ta siis punane, läks aeglaselt siniseks. Ja vajutan veel korra. Noh. Siis teeb ka mingid värvitrikke. Ülemine serv on roheline. Värvid ikkagi liiguvad vaikselt, ehk siis sellega saab siin timmida seda menüüd. Nüüd ma rääkisin muidugi mikrofonist mööda, et hääle kvaliteet on nagu ta on, et möllasin siin Matiga ees, aga saame üle, eks ju, et peab vahepeal näitama ka, mis üles on. Aga tundub, et kaup on korralik. Hiina poisid endiselt pean ütlema, kvaliteedi osas on ainuke pettumuse pool olnud see, kui need seinamotid tulid kohale, need samad. Et seal oli nagu selliseid ebakvaliteetid asju ka. See, mis nüüd kohale jõudis, töötab, on terve ja näeb hea välja, hoolimata sellest, et ta siis ligi 3 kuud teel oli. Tuleb anda positiivne hinnang poistele, midagi ei ole öelda. Aga ega rohkem ei tahagi sellel peatuda. Saan need kasutama hakata uhket ja suurt hiiremotti. No näed, kui ilusta sinisena veel välja näeb. Ja valgustab teie jaoks natuke üle. Siin mul natukene tundub see isegi parem kui kaamera pildist tagasisidet vaadates. Nii et kiidame hindlasi. Täna meil neid hea kauba eest. Väga palju ei maksnud ka. Laidame neid selle eest, et pakk nii kaua teel oli ja vaatame siis lähitulevikus üle ka selle nutsak, mis siin sees siis peidus võib olla. Mõned võivad targemad, helgemad pead võivad juba vaikselt arvama hakata, et mis siia siis ära mahub. Aga egas täna rohkem muud midagi. Toots olen ja ühe paki avame kindlasti veel. Tõenäoliselt ka rohkem.